vaata alati mõtle seda, et mida sa ütleks oma lapsele selles situatsioonis ja miks sa toetad oma last rohkem, kui sa toetad iseennast. Tõnis Niinemets tuleb sinna lava taha, üks kisub püksid jalast, teine särgima ja siis lihtsalt keegi nagu sakutab see möö jäi kinni ja siis niimoodi. Siis keegi teeb kõrval TikToki ja ei, kõik läheb kalendris. Mida ei ole kalendris, seda ei ole. Me ka abikaasaga teeme vaikselt juba plaane, et et kui lapsed lähevad kuskile, ma ei tea, vanema juurde 3 aasta pärast, siis me teeme seda sama realismi, seda, et võib-olla ongi keerulisem mingid asjad, aga me ei näe ka seda võib-olla nii keerulise asjana ja me armastame nagu rääkida omavahel. Ja ei ole nii, et ma räägin nii palju nagu siin, tema räägib ka palju. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase Valentinikuu episoodi külaline on imeline naine, ema, abikaasa jalgpallikohtunik ja sisulooja, kes on nii heaks eeskujuks, kuidas läbi kirgliku tegutsemise, positiivsuse ja tiimitöö leida ka kõige suuremas kaoses tasakaal. Tere tulemast saatesse, Anni Rahula! Tere, nii armas, nii soe, siuke vahva vastu võtta, aitäh. Aitäh, et sa tulid. See oli, nagu ma ütlesin sulle ka, see inspiratsioon tuli mul sinu eilset seda Reelsi nähes, kuidas teil oli siis kogu suure perega pildistamine ja milline kaos seal oli ja ma vaatasin seda, kuidas sa nii rahulik oled. Mul on ka 2 last ja ma olen ka pildistamas nendega käinud ja ma ütlen ausalt, ma ei ole nii rahulik. Ütleme niimoodi, jääme päris ausaks, kui ma seda monteerisin, siis mul endal kergelt nagu stressi keris uuesti üle. Aga ma ei tea, võib-olla ma sündisin sellisena, aga mina usun, et nagu ei tasu stressi nagu üldse võttagi endasse, sellepärast, et sa elad, vaata seda iga päev, mida sa elad. Kui sa võtad, et nii peabki olema, eeldatavasti ongi kaos, eeldatavasti läheb raskelt, siis naudi juba seda kaost nagu, et see sai enam-vähem niimoodi läbi elatud, et tõesti see päris elu kaos on ikka korralik meil. Ja ilmselt vaata iga lapsega kuidagi harjud rohkem selle kaosega ka ja kuidagi suudadki jääda rahulikumaks. Ma loodan, või mul on niisugune tunne, et see kuidagi ajaga tekib ka, et alguses võib-olla ei ole see nii kerge. Ma ei taha nagu ära sõnuda, aga ma ei ole maganud nii hästi. Okei, ma ärkan ja annan beebile ikka süüa, aga ma pole maganud hästi. Ma pole nii puhanud olnud viimased, ma ei tea, 7-8 aastat. Ehk siis võib-olla ma olen omaks võtnud selle siit nagu paremaks, nagu nii midagi ei lähe, ainult tullemaks. Et ma selle pealt saan olla veel muidugi veel mõnusam nagu üleüldse ka võib-olla perele ja teistele, kui ma olen ise ülipuhand. Ma ei oska öelda, miks. No võt, ise ka kohaned, vaata. Just. Et see on väga lahe. Aga kuna meil on Valentinikuu episood, siis ma mõtlesin kohe küsida, kuidas teie Tomiga siukseid tähtpäevi, siukseid romantilisi tähtpäevi üldse tähistate ja kuidas te nüüd seda tulevast Valentinipäeva, kas saate üldse tähistada, mis plaanid on või kuidas te varasemalt olete tähistanud? Mis päev täna on, ma üldse juba? No enne. Päev enne, jah, ma saan aru, aga ma mõtlen nagu nädalapäeva ka juba. Mul on elus täpselt ma pean kalendrit vaatama, siis ma tean, mis päev on, mis tegevused on ja nii edasi. Võt see ongi see kaoses eksisteerimine. Aga meil otseselt ei ole midagi planeeritud. Meil siin võib-olla mõne kuu pärast hakkame vaikselt uuesti väljas käima niimoodi korra kuus, sest beebi on alles meil, mis ta on 5 kuud, et ja need aeg lendab nagunii. Ehk siis me pigem tavaliselt teen mingit kooki või midagi siukest toredat ja meil on õhupallid täis juba puutud, punased, siuksed südamed. Ma armastan hästi kodu kaunistada ja tähistada kõike, mida annab tähistada. Ehk siis midagi sellist ja kuna sushi pidi olema tegelikult mingi, ma tean, et Woldi statistikas on see, et midagi rohkem sõbrapäevaks tellitakse, siis ma mõtlesin just, et ma see aasta teeks nagu sushi Valentinipäevana. Ehk sellised plaanid. Et tuleb kogu pere tähistamine õhupallide ja sushiga. Ja midagi sellist. Mitte midagi suurt
või küll sinna Pariisi lendab mõni aasta käekesi. just. Sa oled meil Denim Dreamis, meil on olnud koostööd, kus sa oled leidnud siis Tomile isadepäeva kingitust meie Denim Dreami kauplustest. Kui nüüd mõni otsib veel viimasel hetkel siin oma kaaslasele kingitust, siis mis oleks siuke kingitus, mis võib-olla kas Tomile oleks siuke kindla peale minek või mis sa teistele soovitaksid, mida meie kauplustest, vot sellega paned küll täkkesse, kui lähed otsima. No, Tomi on meil see mingi näidiste mõõdus, jalad, number, riided, kõik, siis tal on ülilihtne, alati tead, et läheb kõik. Tol hetkel tal oli tarvis teksapükse. Ehk siis ma käisin ka sellise pilguga ringi. Aga üldiselt on nii, et mehed nagu kipuvad hästi välja ütlema, millest neil puudust on. Paned lihtsalt kuhugi kirja ja üliõnnelik nagu. Mitte, et võib-olla ise oled selline, et tooks midagi toredat ja siis no loomulikult ta mõtleb, et see on see uus kampsun, see, mida me 2 nädalat tagasi nägime. Ehk siis võib-olla soovitakski kuulata seda vihjet või konkreetset ütlemist kaaslaselt ja tegelikult, ma ei tea, meil vähemalt on niimoodi, et mees ütleb hästi tihti, et mul oleks vaja sokke nagu ja ta on jumala rahul sellega, et ma ei tea, sokid siis. Ja, ma olen täiesti nõus. Meestele kingi uued bokserid, uued sokid. Denim Dreamis on Tommy Hilfigeril ja teistel brändidel ka väga ilusaid komplekte. Nii et iga mees on selle üle vist. Vähemalt täiskasvanud juba mees on väga õnnelik selle üle. Aga lähme siis algusesse ja nagu me alustame alati lapsepõlvest, siis milline tüdruk sa olid ja kas sa olid siis ka nii aktiivne, tegid ja toimetasid igal pool ringi või mis sulle siis meeldis teha? Ma olen pisik, sest ma olen kasvanud ühesõnaga vennaga, kes on sündinud minust aasta vanem on siis ja teise vennaga, kes on must nagu 2 aastat noorem. Ehk ma olen 2 venna keskel, olnud see tütarlaps, aga me elasime maal ja kuna ma olin ka mitu aastat koduõppel alguses, siis me nagu käisime ülivähe kusagil üldse kodust ära väiksestena. Ehk siis kõik puud said ronitud, kõik porilombid läbi käidud, lehmi karjatasime naabritel, aitasime kartuleid maha panna ja nii edasi. Mul on lapsepõlvest pildid, need on nagu, sa vaatad tõesti nagu mingist, ma ei tea kust kohast, vaesikesed 3 last seisavad seal kõik rokased, 3 toredat poissi seal. Ehk siis täpselt, mis selga läks, see oli seljas ja enam-vähem, mis laual oli ka iga päev kartul ja nii edasi, hästi selline nagu siuke kergelt nagu metsik, siuke poisilik tütarlaps, ma ronisin, hüppasin ja siis läksin balletikooli, üliloogiline. Kus see valik tuli või kus see huvi tuli? Tegelikult, kui me elasime ülipisikese maja oli meil, siis me pesime emaga koos põrandeid ja mina tegin seda spagaadis. Ja siis ema vaatas, et okei, siin vist potentsiaali on ja isegi kui ma sündisin, vist tehti neid nii-öelda harjutusi, öeldi, et nii lahtine, et kindlasti pange balletikooli. Ehk mulle otsustati sünnitusmajas ära see suhteliselt ja mulle meeldis ka telekast balletti vaadata, nii et mina astusingi nagu nii-öelda päevaõppes kooli 5. klassi Tallinna balletikooli alles. Okei, väga põnev, aga tead, ma korra tahan vahele küsida, kuna see koduõppe teema nagu läheb, mulle tundub nagu populaarsemaks, vähemalt välismaal, seda väga paljud emad harrastavad. Kas sa oled nagu oma laste peal ka mõelnud, et võiks nagu või peaks või miks see, nagu on see üldse olnud variant sinu jaoks, kui sa ise oled õppinud koduõppel niimoodi kunagi? See on selles suhtes nagu laual olnud variant, et kui tundub, et laps vajab seda ja ta tahab seda, siis see kindlasti oleks teema, aga mul on nüüd 7, kes õpib 2. klassis, ehk ta läks ka varem kooli. Ehk siis see nagu loogika just kui käiks vastu, aga just me vaatamegi lapsele otsa, milline ta on, mis talle sobib ja talle tohutult meeldib koolis. Ta tuleb nii õnnelikult koolist välja, ma alati vaatan, et miks sa nagu kodus nagu võib-olla nii rahul ei ole sellega, mida terve päev oled teinud, et tasa oma ette mõtled. Et variant oleks kindlasti, aga ma hetkel näen, et ta nagu seda rõõmu ei saadata ära võtta, mis see kool talle pakub. Et pluss tegelikult ma näen seda, kui ta muidugi õpib, näiteks oleme pidanud ära olema
koolist ja ta on midagi pidanud õppima nii-öelda tegema mingit töölehti, siis ta töötab ülikiiresti. Ehk siis see sama, mida meie kogesime, et me ei pannud tähelegi, et me koolis nagu justkui oleks käinud kodus nii-öelda. Et see õppimine käib nii kiiresti, kui sa koolis ei käi. Et kellel on nagu aega kindlasti, siis see on kaalumise koht. Väga põnev. No su isa on Aivar Pohlak on ju ja see jalgpall on teie elus ilmselt olnud väga suur roll ja nüüd sa oled ka jalgpallikohtunik. Et oota, kuidas nüüd siis, et sa olid baleriin, aga nüüd sa ühesõnaga selgita see osa kõik nüüd lahti. Ma armastan seda kasutada, kui keegi küsib minu käest, et milline inimene ma olen. Ma ütlengi, ma olen üli nagu mitmekülgne, hästi-hästi erinevad siuksed. Isegi võib-olla nagu need äärmused, et baleriin ja jalgpallikohtunik, et huvid on mul hästi laiad olnud alati. Et see sama, et sa võid käia modelliks, aga järgmine päev sa oled käed seal sõnnikus on ju midagi väetad seal kodus omal aias midagi, et ballett mulle väga meeldis iseenesest, aga ma nagu võiks öelda, et ma natuke nagu tüdinesin sellest ära. Sellest samast, et sa iga päev 2 tundi seal teed seda sama trenni ja nii edasi ja siis Estonia lavale saime ka paar korda ja nii edasi, aga ma ei näinud ennast nagu tegemas seda tööna. Siis mingi hetk ma tantsisin niisama ja siis ma õppisin Malta ülikoolis ja mõtlesin seal, et pagan, et ma olen selle jalgpalli sees kasvanud, et võiks nagu seda ära kasutada, sest ma alati üritan oma tugevusi välja tuua ja neid tööle panna. See on see, et kui sul laps oskab hästi tennist, mitte matemaatikat, siis võta talle tennisetreener ja arenda seda. Matemaatikat muidugi päris käest lase, aga rõhku tuleks panna on ju tugevustele. Ja siis ma mõtlesin, et jalgpallikohtuniku amet võiks olla see, sest nagu reegleid tead justkui, mängu loogikat tead ja käisin ega ma ei öelnud mitte kellelegi, et ma läksin sinna kursustele ja tegin ära ja ma mäletan, et esimene kord, kui ma läksin mängule, mul oli treeningmäng mingi meesterahvad seal, ma ei tea, madalamates liigades ja ma olin joone peal, lund sadas paksult ja ma olin lihtsalt selle lipuga joone kohtunik ja ma olin, et kas ma saaksin midagi teha, et ma ei peaks poole ajal enam tagasi välja tulema uuesti, kas ma saaksin minna kuidagi koju ja siis ma ei julgenud ära öelda, kui mind järgmisele mängule määrati ja järgmisele ja siis ma olen kõigil öelnud, et käi vähemalt 3 mängu, sest sa saad selle paraja šoki, selle tempo, kus inimesed kisavad, see füüsiline osa ja nii edasi, et ja siis ma kuidagi jäin ja see nagu sobib mulle sobib nagu siuke kiiresti vahetuvad olukorrad, et jah, täpselt nagu sa ütlesid, siuke nagu kontrast nagu ühest äärmusest teised, sa ise oled tundnud nagu hästi siuke loomuinguline ja siuke särav elav, aga see töö on nagu just väga siuke ranger raamides nagu väga nagu kindla käega peab tegutsema, on ju. Aga mis seal on olnud võib-olla sellist kõige mingit ekstreemsemat või ma ei tea, võib-olla siukest kõige väljakutsuvam olukord, mis sul läbi nende aastat on olnud, et mis võib-olla kirjeldaks hästi seda töö nagu sellist, see tundub lihtsalt nii hirmutav minu jaoks. Eks ta pinge on selles suhtes, et kui sa ka kõrgemal tegutsed ja ma välismaal tegutsesin ka ikkagi pikalt, et siis praegu laste kõrvalt see ei ole lihtsalt variant. Aga et kui sa tead, et sind nagu vaatab keegi ja hindab su igat põhimõtteliselt liigutus su, isegi kuidas sa praktiliselt seisad, eks ole, et selle kohta võib anda sulle nõu nii edasi, et aga küllap alguses just oli keeruline ennast kehtestada meeste mängus. Aga seal minu kasuks räägib see, et ma olen pikk. Ehk sa vaatad neile silma õigel kõrgusel nii-öelda, et alati on nagu keerulisem, kui sa seal nagu ehk ma olen pikk ja siis alguses oli see, meil on täna siin naine ja vaadake poisid ja nii edasi. Et see oli esimesed aastad. Aga siis see hakkas nii tavaliseks käima, kui sa ikka 10 aastat käid ja vaadatakse, need jookseb isegi meist teinekord kiiremini, et minul oli hästi tähtis ka treenida ennast ülikiireks, et ma ei jääks kuidagi nagu meestele alla, see oli mul mingi ka see põhimõte, et see teeb mul lihtsalt jälle nii palju lihtsamaks kõik selle. Ehk kogu see võib-olla pinge alguses oli nagu kõige raskem ja siis tuleb otsus ja otsusta nüüd. Ja siis, kui keegi veel samal ajal sulle karjus ja sul veel vihma sajab pähe ja sa pead veel jälgima seda, ma ei tea, suluseisujoont, seda olukorda, mis sinu ees on, see on nagu väga palju asju samal ajal sul on nagu laua peal ja sa pead kogu aeg, sa ei saa otsust tegemata jätta.
ja vaata, elus on ka niimoodi, öeldakse, et parem on teha otsus ja teha otsus valesti, kui jätta otsustamata. Ehk siis võtame selle siit kaasa. Väga hea nagu vaata tõesti, et päris elule üle. Sa harjud otsustama ja sa harjud stressi olukorras tegutsema. Ja, et need on need ülijad. Ma nagu teeks reklaami. Nüüd kõik jalgpallikohtnikuks, aga kes jagab siis kindlasti hea hobi. No selleks peab ikka kõva närv olema ja tõesti väga otsusekindel, nii et au ja kiitus sulle. See arendab seda kõike. Just. No teine pool on sul see turunduspool, mis sa oled nagu karjääris läbi aja liikunud. Praegu sa oled pigem nagu sisulooja, et hetkel sa oled ju lapsega kodus, on ju. Millal ma lapsega kodus olen? Või no, ma olen kogu aeg igal pool. No mis sa räägi mulle oma turundustest ka siis ühe sõnaga? Ei, ma olen tegelikult viimased aastad just hästi palju ikkagi teinud töid nii-öelda väljapoole seda sisuloomet ka ja nii edasi, et mul veidi on, kuidas ma ütlen, et ma olen nagu lapsega kodus, aga mul on ka mees lapsega kodus. Ehk siis me oleme nagu võrdsed lapsevanemad, ehk ma saan muid asju ka teha, konsultatsioone ja nii edasi, et aga see on kõik kuidagi hästi kaootiliselt olnud nagu, et sellel viimase nii-öelda 3. lapsega ma tegin sünnitushaiglas ka mingeid asju nokitsin, sellepärast, et mis ma siin ikka istun, sest mulle meeldib ennast tegevuses hoida. Ja ma siis sünnitasin, mis oli 1,5 tundi hiljem, oli laps rinnal. Sest siis ma nokitsin mingeid asju teha. Ma olen nagu harjunud, et ma tühja ei passi. Ja siis see sama võib-olla turundustöö on ka niimoodi olnud, et kuidagi need asjad tulevad, lähevad mul täpselt nagu minu tempos, et ma saan nagu valida tihti asju, mis ma teen, mis on nagu väga suur privileeg, on ju. Aga sisuloome osas on ka ju suurepärane, kui ma saan nagu lastega näiteks küpsetadagi kodus midagi ja jagada kellelegi mingit üliägedat retsepti ja see on mulle lõbus, see on mulle mälestus, see on lastele lõbus ja nii edasi, vaata, et Just. Ma ise leian, et peab tegema neid asju, mida sa hästi oskad vaata ja neid asju, mis sulle nagu rõõmu pakuvad. Just. Aga oled sa kunagi näiteks kahelnud, kuna sa jagad ka nii ägedalt nagu ehedalt seda asja, siis kogu seda pere ja kogu seda, nagu me rääksime seda kaost, on ju, siis oled sa kunagi kahelnud, et nagu mida jagada, mis on võib-olla natuke nagu peab hoidma privaatsena, et kus sa seal kohas seda piiri tõmbad? Selles suhtes ma olen selline tüüp, et ma ütlen kõik välja, mis ma mõtlen ja nagu oma rõõmsameelsust ja kõike seda jagan lihtsalt niimoodi, et üks hetk ma tõmban neid jalad siia krõnksu, istun siin nagu mugavalt, aga sama on nagu sotsmeedias. Ma mitte kunagi postitus, ma ei mõtle, et issand, mida ta nüüd mõtleb. Esiteks, nagu mul on ülikahju, kui sul ei meeldi näiteks vaadata minu asju, siis ära vaata, jumala eest palun ära vaata. Et ma lihtsalt nagu mõtlen midagi välja ja siis jagan ja teinekord ma lihtsalt pean ennast nagu tagasi tõmbama et ma ei saa nagu võib-olla lastest kõike, et jagada. Aga mul on täiesti suva vaata, et kui mul mingi lind lasi mind üks päev täis, siis jagasin ka mingit oma päeva. Siis seda sama, et vaata juhtus siuke asi ja nii, et ma olen alati arvanud, et kui ma ütlen kõik asjad, mida ma mõtlen välja, kui ma olen nagu ma olen täpselt, siis mul ei ole mitte midagi varjata. Kui sa ütled mulle nagu, et sa oled nõme, siis ülitore, sest siis sa teadki päris mind ja mina olen sinu jaoks nõme ja siis me ei suutle. Ja see kõik nagu, et sotsmeedia ma eeldan siis, et äkki peegeldab ka seda, sest ma nagu üritan nii palju, kui ma vähegi saan ja et see oleks nagu mina. Aga kuidas võib-olla teistele naistele nõu anda siis või kes iganes sotsiaalmeedias või kus iganes, sa oled nii enesekindel, iga teine ja ka mina mõtlen vahepeal, et mida keegi mõtleb, eriti veel mingid natuke lähedasemad inimesed. Siiamaani, ma olen ka väga kaua sisu jaganud, aga siiamaani vahepeal mõtlen, eile just jagasin sükest natuke isiklikumat teemat, aga naistele väga olulist teemat, aga ikkagi mõtlesin, oh my god, äkki on liiga palju, äkki ma ei peaks seda nagu jagama, et kus sa saad seda enesekindlust või mida sa soovitad siis teha neile, kes selle võib-olla seda enesekindlust ei ole nii palju? Aga mida sa ütleks oma lapsele? Mida sa ütleks oma lapsega, et põe või? Ei ütleks. Või vastupidi. Vaata alati mõtle seda, et mida sa ütleks oma lapsele selles situatsioonis ja miks sa toetad oma last rohkem, kui sa toetad iseennast. Ja kui sa toetad iseennast, sa toetad selle läbi ka oma last, et selles suhtes alati mõtle endast samamoodi.
nagu see mulle nagu nii kuidagi hinges ja meeles, ma tahan, et mu laps näeks, et ma olen täpselt, ma teinekord ta ütleb, ma teen näiteks autos, tegin, ta ütleb, issand, piinlik ei ole või? Ma ütlesin, ei ole piinlik, sellepärast, et ma naudin ja vaata, tema hakkas naerma nagu, järelikult ma tegin tema kogemata ka tema päeva paremaks ja keegi vaatas, et imelik, no väga hea, siis ta teab, milline ta olla ei taha. Ehk siis tadaa, kõik võidavad. Ma hästi ise olen nagu loomult nagu sünnist saati vist. Ma ise hästi naudin seda, et minus on seda ülipalju seda optimisti ja ma usun, et sina oled ülitore. Ma usun, et nagu kõikide inimestega kellega ma kohtun, ma arvan, et nad on ülitoredad. Aga lihtsalt nad võib-olla ei ole näiteks minu jaoks. Või võib-olla mina ei meeldi neile, aga ma kunagi ei eelda, et ma ei meeldi kellegile, sest mulle kõik teised inimesed ka meeldivad. Tead, kui lihtne on niimoodi elada? Motivatsioonikõne üritan sulle siin midagi. See on nii lahe ja see mõte nagu tõesti, seda kipume unustama, et miks me ei ole enda vastu sama head ja nagu toetavad, kui me oleme kõigi teiste vastu, on ju. Et see on jah, seda mõtet tuleks me kogu aeg, keegi võiks siin kõrval kogu aeg seda meelde tuletada. Väike Anni, hääl tuleb. Üks õla peale, palun, võta mind kaasa. Väga lahe. No sa oled olnud selles turunduses ka selles rollis, kus sa olid nagu brändi ja sisulooja vahel, on ju. Ja siis me oleme nii palju sest sisuloomest siin nagu rääkinud, aga sinult on just huvitav võib-olla niimoodi küsida, et mis sa näed, mida teevad võib-olla sisuloojad, mis on võib-olla sellised suurimad vead, mida sa näed, mida nad teevad võib-olla brändide silmis, miks mõned ei saa näiteks mingid koostöösid või ei saa nagu seda sammu edasi või ei saa nii palju jälgeid ja mis on siis see suund, mida peaks rohkem siis tegema, et saavutada seda kontakti nende brändidega või sükest edu? Huvitav küsimus, ma peaks nagu mõtlema, ma esimeseks asjaks kindlasti ütleks, vaata, kui sa juba alustad või tegutsed, siis kindlasti see suhtlus, see ideede vahetamine, see täpsus ja nii edasi, need asjad nagu maksavad väga palju. Teiseks on see, et mida ma näen, et minu puhul toimib, mina võtan see sama, et ma võtan muidugi oma elu ja näitan, ma tean, kui sa vaatad mõnda reisisaadet, sa näed neid rolle, mida inimesed võtavad, et nad võtavad ka see, kui sa võtad endale mingi rolli, siis võta endale teadlikult mingi roll. Et oled sa siis, ma ei tea, see sama nipsakas, ma ei tea, toidunautija või oled sa mingi kes iganes, vaata. Et sa võib-olla defineerid kõigepealt ära, kes see on või kes seda teeb. Mina lihtsalt võtan, vaata hästi lihtne mul on, ma lihtsalt teen nii nagu mina olen, vaata. Jah, ehk siis see sama, et muidu läheb võib-olla, ei saa keegi aru enam, kes sa oled või mis su see nägu on. Et võib-olla sellest alustakski, istuks peegli ette maha, vaataks nii, mis asjad need on. Samad küsimused ka, vaata, et mida ma jagan, mida ma ei jaga, on ju. Aga nagu see mis või mis see sinu see on, mida on siin hästi palju välja toodud. Teiste pärast ei tasu nagu midagi jätta tegemata, et mulle ei sobi see või keegi peaks, ma ei tea, ütleme niimoodi, näiteks see sisuloome tegevus nagu inimesed, influencerid, ütleme niimoodi. Hästi tihti on see, et mis asja ta teeb, on ju. Aga tegelikult need, ma ei tea, meilid, need loovideed, siis sa oled taksojuht põhimõtteliselt, siis sa oled loovjuht agentuuris, siis sa oled fotograaf, sa oled maker, sa oled kõik need asjad, ma ei tea, monteerija, nagu sul agentuuril on nagu mingi 10 inimest, kes teevad neid asju, vaat. Ja siis see üks inimene suudab seda üksinda teha. Ja kui ta teeb seda ja ta teeb seda päris hästi, siis üks hetk sa istud ja mis tee influencer issand. Ja tema näiteks on oma Kariibi mere kruiisil on ju 6 aega, sellepärast, et ta on roppu tööd teinud, vaeva näinud, et ükskõik mis äri või asja inimene nagu ajab, siis nagu mina mitte kunagi ei vaata nagu, et üks on nagu kehvem kui teine, vaid vaatan seda, kuidas inimene seda tööd sinna sisse paneb. Ehk siis võib-olla seda tuleks nagu siin ka hoida, sest mulle tundub, et inimesed natukene nagu mõtlevad, kuidas ma seda teen või mis ma teen ja nii edasi, on ju. Et jah, sükene tagakuklas on see nagu, on ju. Et miks või kuidas. No väga hea, lähme liigume. Oota, tegelikult sinu CV-s on üks asi veel. Mugavalt ennast. Väga hea, tunne mugavalt. Sinu CV-s on Eesti Laul, mis on kohe-kohe tulemas ja me ei saa sellest rääkimata jätta. Ehk just sinult on hea küsida. Kaua te tegite seda Tomiga? Tomi tegi seda 5 aastat ja siis mina pistasin kõrvalt 4 või natuke vähem. No ikka päris kaua, ikka päris mitu korda saite teha, ühesõnaga proovida. Mõned olid. Just, et nüüd, kui see on tulemas, siis mis on võib-olla või kuidas see
tegelik protsess välja näeb, et millal tegelikult alustatakse juba ettevalmistustega ja mis oli võib-olla sinu jaoks siuke mingi, siukse asja peale ma ei osanud mõeldagi või et kuidas see tegelik siuke taustaprotsess välja näeb? Kus see pihta hakkab? Ma arvan, et muusikud mõned alustavad 5 aastat enne, ja nad kirjutavad sahtlisse, lasevad sellel seedida ja siis alles tulevad sinna tagasi. Mul abikaasa on hästi selline täpne, korrektne, üli nagu, ta on nagu loomeinimene, aga samas ta on jälle üli nagu siuke nagu struktureeritud või selline. Ehk siis tema jaoks kindlasti ta põhimõtteliselt hakkas plaanima siis, kui eelmine sai läbi, hakkas juba uut plaanima, ennem kui Eurovisioonile sõitki oli, on ju. Et talle väga meeldis nagu põhjalikult neid asju ette võtta. Aga nagu ikka on, vaata, võimalused on alati erinevad. Ehk siis näiteks, ma ei tea, meil oli 1 aasta näiteks sotsiaalmeedial, kui ma abiks olin, siis saigi võetud üks noormees üldse, kes hakkas oma karjääri ehitama selle pealt, et ta sai tulla sinna TikTokke tegema näiteks. Ja ta ehitas sellest vist minu arvates ka oma agentuuri välja, lõpuks. Ehk siis sa pead nagu leidma ülipiiratud vahenditega nagu mingi sellise nii-öelda, kajastatuse siis noorte seas, sest noored olid ju, on vaja tänasel päeval teleka ette saada, sest nemad niisama ei tule. Ehk siis nagu näiteks sellised asjad olid reaalselt, ma ei tea, paar nädalat ette ainult nagu plaani võetud ja tehtud. Et on hästi erinevad asjad, et kahjuks või õnneks Eestis on niimoodi, et need võimalused on tihti hästi piiratud ja siis sa pead olema üliloominguline ja leidma neid lahendusi. Aga oleneb tõesti asjadest, et mina näiteks olen Stefanit otsinud Saku Suurhalli 1 minut enne lavale minekut, kui panin paika need, et kes millal lähevad, eks ole, abistasin seal lavale viimisega ja Stefanit ei ole. Ja mitu kõik mingi, ta läks välja fännidega pilte tegema ja sul on voice'i loetud sisse nagu number, ma ei tea, 3, Stefan. See algus sisse marss. Ja siis sa lihtsalt jooksed ühte teisi kohti, kakuta kuskilt. Stefan tuleb nagu tõika mingi, läbi pilti tegema. Siuke üli chill, nagu rõõmsa meelde. Ja väga lahe, mul fännid väljas olid. Vaata. Ja siis ma nagu enam-vähem lükkan ta sinna täpselt ja siis ta täpselt konninast tuleb välja niimoodi. Tere! Ja siis kõnnib sealt läbi ja siis nagu minestad peaaegu sinna kõrvale või hästi lahedaid asju oli ka veel mingid sellised, et ma ei tea, saatejuhtide riiete vahetus näiteks, ma ei tea, Tõnis Niinemets tuleb sinna lava taha, üks kisub püksid jalas, teine särgima ja siis lihtsalt keegi nagu sakutab see möö jäi kinni ja siis niimoodi, siis keegi teeb kõrval TikToki tule appi, et hästi palju nagu sellist nagu täpselt viimase hetke ja täiesti nagu sekundite peale asju on ka, et nagu ma tõin hästi palju erinevaid nagu näiteid siin, aga nagu kõik ja hästi-hästi palju tööd on tegelikult seal taga ja ma imetlusega vaatasin oma abikaasad ka tegemas neid asju selles suhtes, et ega lihtne ei ole samamoodi, kui sa ikkagi lähed nagu suurde majja tegutsema, siis seal on ju juhid ja sealt ikka väga palju asju nagu sõelast läbi ei lähe, mis mulle nagu meeldis, ma ütlen siin esimest korda selle, Tomi tegelikult tahtis Ari-Matti Mustoneni kutsuda tegema vaheäkte. Mõelge ja nüüd tüüp on hüppes USA-s, aga sellele tõmmati kahjuks pidur peale, aga ma mõtlen, kui äge nagu teistmoodi asi see oleks olnud, nagu ta suudab ülikiiresti toota ülihead ja lõbusat materjali ja täiesti teistmoodi, ehk siis kui vaata on harjutud ühega, siis võib-olla teine asi raputuks lahedal. No võtta nägi juba palju varem. Just, räägin välja kõik salatused. Ei, väga lahe. Aga kui palju neid proove tehakse seal enne siis, et see on kõik lõpuks laivis on ju? See live, ma saan aru, see hetk ongi ilmselt kõige siis pingelisem. Enne on lihtsalt ettevalmistus läbi proovid. Nagu kui palju seal on siukest eksimisruumi? Kuna mul abikaasa tahab ka hästi palju siukest minuti pealt asju, siis ka hästi konkreetselt on graafikud paigas, pluss pannakse siis mingid lisa need ajad. Aga siis tekivad ka mingid sellised olukorrad nagu teatud artist mingil põhjusel, tal on mingi kõrgelt tulemine, mida iganes on ju, et siis antakse talle võib-olla veidi aega juurde, kuigi Eurovisioonil naeldakse sulle näkku selle peale, eks ole, et kui sulle, kuule, mina vajaksin lisaaega. Ja siis sa näed intekast, et sellele inimestele antakse lisaaega ja siis ta tuleb ja ütleb,
ei, me ei saanud piisavalt proovi teha ja siis sa oled lihtsalt niimoodi, et miks, et inimesed tulevad vastu ja nii edasi, et selliseid raskeid hetki kindlasti on ka, et isegi kui sa üritad nagu selles graafikus veel lisa leida, et need tegelikult olid hästi palju nagu minuti pealt ja just eriti alguses, siis kui ta võib-olla nagu jõulisemalt sellest kinni hoidis, et siis oli, asjad jooksid väga täpselt, et aga teles on ju see on täpselt see, keegi jookseb kuskil jälle, midagi on kadunud. See on nagu nii, selles suhtes seda oli nii tore ka tegelikult näha ja ma sellepärast käisin ka live showdel seal, veel tegin mingeid lisaabi asju ja neid vabatahtlikke oli seal palju veel ja et kogu aeg mingi kaos kuskil. Aga ongi lahe on seda ilmselt seda seest lihtsalt näha, on ju. Et nüüd on tehtud hoopis teistmoodi, et nüüd on need poolfinaalid ära siin kaotatud ja kuidagi nagu tundub, et muudatusi on ühesõnaga tehtud. Mis te nendest muudatustest arvate? Tomi on muusik, on ju tegelikult ütleme nii, ehk siis tema hästi tahtis toetada seda, et rohkem artiste saaks väljundi, ta tegi ju isegi veerandfinaalit sai teha 1 aasta, et selle läbi ju ka minu arvates sai pilti teatud muusikud, kes muidu ei oleks kindlasti saanud ka võib-olla ühendust nii-öelda välismaaga, sellepärast aga neid žüriiliikmeid tõi igalt poolt, mitte ainult ka Euroopast, vaid ka Ameerikast, et need koostööd ju saavad sündida läbi selliste asjade. Et võib-olla sellest on nagu natuke kahju, et need võimalused nagu artistide jaoks, mida on nagu nii vähe, on ju. Et see on üks koht, kus on sest muidu. Tegelikult, kui sa oled tundmatu artist ja sa alles alustad, siis sul on ülilaske sealt sõelast tegelikult läbi saada. Ja kui sul nii vähe neid saateid on, jah, et siis jäävadki nagu natuke rohkem need samad näod, sest mingi kvaliteet on neilt saavutatud ja siis nad tulevad uuesti ja proovivad, aga saavad nagu ukuvad, proovis, sai lõpuks. Sihikindlus peab olema selles suhtes ja ma julgustaks ikka neid kõiki uuesti võtma, aga nagu aeg läheb edasi, selles suhtes on põnev vaadata ja ma saan aru, et kui on ka eelarvet, siis selle järgi sa teed nagu asju ja nii on. Nii vaadanud tegelikult eelmine aasta. Toote kõrva eemal hoida. Ja läbi koi, mis on tee. Ei, tegelikult Tomil oli mingi esinemine ja siis sa vajad ka nagu puhkust, sa oled selle tralli ja kõikide nende rõõmude ja raskuste sees olnud ja enam sa ei vastuta selle eest. Siis sa oled lihtsalt et võib-olla võib vaata, et siis me abikaasal oli ka, mul tundub siuke kergus oli sees, et läkski esinema ja saigi öelda, õnneks mul oli esinemine see aasta, et nagu sellel ajal, et ma võib-olla tahtsingi natuke välja sellest virvarrist. Vaadake siis, kas see aasta vaatate või vaata. Igal juhul hoiame kõigile pöialt. Absoluutselt, nad on megatublid. Just, et see on ikkagi äge show ja tuult tiibadesse kõikidele uutele alustajatele sealt. Aga jõuame pere juurde. Sul on 3 imearmast last ja nüüd pisem siis 5-kuune, nagu sa ütlesid. Ja vanim on siis 7 ja keskmine on 2. Et 2 on siis nagu väiksema vahega ja üks on suurem koolipreili juba. Ja ta on nii uhke selle üle. No teie puhul on see, ma arvan, nii imetlusväärne ja ma arvan, neid vanemaid, kes on teile nii äärmiselt tänulikud, on selle raamatu eest, mis te kirjutasite kogu oma IVF teekonnast. Nüüd sa lihtsalt oled juba 3 korda selle läbi teinud, on ju. Ja mõtlesin, mis sa täna ütleksid neile naistele, neile emadele, tulevastele emadele, kes on alles võib-olla selle teekonna keskel ja ilmselt sa tead seda tunnet, on ju. Et kui ma usun, 3. kord on teistmoodi lihtsalt või ma ei tea, aga et mis sa täna ütleks? Ma ütleks, et mul on umbes 400 kirja, 500 kirja kusagil kirjutatud kokku ja hästi palju neid kirjutatakse mulle sotsiaalmeedias ja tegelikult on mul rõõm, et Helen Adamson on selle nagu teema endale võtnud nii-öelda kajastada. Et ma nagu Tomile ütlesin ka mingi paar kuud tagasi, et issand, ma olen sellest nii välja kasvanud sellest teemast, et ma nagu, et mitte sellest teemast otseselt, aga sellest, et ma üritaks nagu just see inimene, kes annab, sest mul tundub, et mul nagu see teema nagu ammendas minu jaoks nagu veits ära. Ehk siis Helen väga tublisti tuli. Aitäh. Ja, aga täna ma kirjutan hästi paljudele naistele nagu vastu enda mingit sellist lauset, et kõik hea tuleb sinuni õigel ajal,
või natukene hiljem. Ehk siis nagu võib-olla sellist lohutavat lauset, mida ma nagu olen kaasa võtnud ja ma tegelikult me läksime ka sinna protsessi nagu 3. lapse puhul niimoodi, et tegelikult meil on elu nagu üliäge. Ja kui sa paned selle fookuse oma üliägedasse elusse, siis lõbus fakt. Ma tegin oma rasedustesti ära, me lõppisime esimest korda üle 30 korra või mis ma olen siirdanud arstiga, et ma ei tule verd andma. Teen nagu nii, ma teen kodus testi. Vaatasin negatiivne, viskasin prügikasti, elasin 6 aega lihtsalt suvalist elu. Ja IVF-ikad ei tee niimoodi, lihtsalt ma võib-olla, kes vaatab, teab, siis saab aru, et issand, kuidas see võimalik on. Ma mingi, okei, jäänud vahet ei ole. Et järelikult ei pidanud. Ja siis, kui mul hakkas nagu paha ja kõik oli nagu halb ja mitu nädalat juba, see ei ole mina, ma käisin koos paas, kõndisin just sealt restoranist välja ja mõtlen, miks ma nii nõme olen, et ma ei ole siuke virisev või pahas, tujus kogu aeg, et mis viga on. Siis läksid silmad suureks. Issand, iga rasedusega mul nagu läheb natukene nagu see tuju kuidagi läheb nii kummaliselt nagu alla paariks kuuks. Ja siis tegingi testi ja siis kohe nagu ja siis juba 6 aega rase, üle 6 ma mõtlesin, et sain ka seda nagu, et ehk siis seesama ma tean, see on nagu kõige raskem, aga leiad nagu mingi muu eesmärgi ka. Sest hästi tihti sa tuled töölt ära, sa, ma ei tea, lõpetad, ma ei tea, sõpradega välja, vastupidi, mine sõpradega välja, joo see klaas veini kas või on ju, ma ei mõtle nagu IVF ja nii edasi, aga üleüldse, et mine tee sporti, tee seda, toda, tee neid asju, mis teevad sind õnnelikuks. Sest vaevalt see IVF-i tegemine sind õnnelikuks teeb nagu. Ehk siis võib-olla see, aga seda on nii raske teha. Seda on jah, seda on sellel hetkel on, et jah, nagu kuidagi raske endale võtta, aga see, et kui sa nagu justkui lased lahti sellest kinnisideest, siis ma mäletan mul samamoodi. Ja siis ta tuleb, mitte et mul oleks IVF, aga samamoodi 2 rasedused, ka pikalt punnitad, oled ka mingi kõik, ei joo veini, midagi ei teema, nüüd ainult sellele keskendun ja kui lõpuks on mingi savi, mina enam ei viitsi, tuleb siis, kui tuleb, mina teen nüüd seda ja 3. ja siis ta tuli. Et jah, aga seda sellel hetkel mingi raske. Muu eesmärk. Sul on unistusid elus tegelikult. Kuidas ma selle reisi bukid ja kui oled rase, siis vahet ei ole, lased kas või selle raha raisku, aga siis sa oled nii rõõmus selle teise asja peale, et võta tee neid plaane nagu. Seda ma ütleks. Väga hea mõte. No minult alati küsitakse seda emana, et kuidas on olnud üleminek, et kas on raskem olnud nüüd teise lapse saamine või esimene lapse saamine, sinult saab küsida ka 3. lapse seda üleminekut, vaata. Kuidas sa nüüd hindad nagu? 0-st 1-le 110% kõige raskem. Kõige raskem. Nõus. Issand. Ma kussutasin seda mingi esimene aasta aega mingi jää magama nii, jää magama ja siis jäi magama, siis mingi okei, ma ei liiguta nüüd, ma nüüd ei liiguta ja siis ma olin lihtsalt mingi 2 tundi istunud kiigun niimoodi, siis ma olen nagu üliõnnetu ka veel, sest ma ei liigu üldse, ma ei mäleta, miks ma teda niimoodi kärus vist, ta ei jäänudki äkki või, ta oli mulle hästi siuke, et talle ei meeldinud eriti mitte midagi muud ja 3. mul mees üks õhtu tuli, ta oli paarinädalane, et kuulis laps natuke nudeb, et tuli nagu magamistupa, kuule, kas ma tahan kuisutama mingi? Ei, ta jääb nagu nii kohe magama, vaata, et ma ei harjuta teda nagu, et kuisutamisega magama ja samas ma ei tee ka seda, et ta röögib ennast on ju näost punaseks. Ei, aga ma tunnetan ära, et kui ta on siuke, siis ma näen, et seda saab teha ja seda nagu kuivõrd nagu erinevad nad on ja kõik see, et see esimene, ma ütlen, see oli nii raske tegelikult. Tänasel päeval, ma muidugi ei saanud aru. Tegin jalgpallikohtuniku, ma olin juba mingi 4. kuul vist. Esimesel 2 nädalat hiljem ma olin juba trennis ja 6 aega hiljem ma jooksin FIFA testid ära, mis oli rasked jooksutestid. Ja siis mingi 3-4 kuud peale lapse sündi ma käisin välismaal juba välismängul. Oma nende rinnapumpade asjade kõik kaasas ja mees sai väga ilusti ja hakkama ilusti kodus, aga ma nagu kuidagi võib-olla ei osanud tollel hetkel näha, aga ma olin hullult väsinud aasta peale, ma olin juba täiesti väsinud selles suhtes, et teise lisandumine mulle tundus, et läks kergemaks natuke. Nüüd 3. tuli
jah, okei. Et midagi nagu ei muutunud ja, et pigem nagu läheb järjest nagu lihtsamaks. See ongi hirmutav. Ma ütlesin abikaasale, et nagu, et kuule, et me nagu leppisime siin 3 kokku, aga mulle tundub, et järjest lihtsamaks läheb. Et mis sa arvad? Võime edasi teha. Ja, et aastaid natuke veel on nagu minna. Aga kui sul mõni sõbranna, kes on näiteks nagu saanud oma esiklapse, siis on ju, ja ta on veel võib-olla rase olnud, mis nõu sa oled talle andnud? Julged sa nõu anda või mis, noh, et teda ennetada sellest, mis vaata, noh, ma olin samamoodi esimesega, et kuidagi ennetada seda auku, kuhu võib kukkuda. Sest alguses sa ju oled, ma ei põe midagi. Aga võib-olla ma ütleks ka samamoodi, vaata, et need esimesed kuud, et lihtsalt kas või elab. See, et mis öeldakse, mingid nädalad voodis, mingid nädalad voodi ümber ja nii edasi. Et mina olin mingi nädal peale esimese lapse sündi, ma olin spaas, ma ei läinud ujuma. Aga ikkagi nagu, halloo, nagu see tempo, et alusta, tee paar sammu nii-öelda, et hakka vaikselt ja mul õde ütles lahedalt, et kui ta ise sai lapse, ta sai aru, kui halb sõber ta on lastega sõpradel olnud. Ehk siis mina ütleks ka seda, et nagu kui sul on raske või midagi sellist, et kui sul on vähemalt, tahad üksi minna poodi isegi niimoodi, et keegi ei karju sulle, et ta ei saanud seda küpsist, on ju. Et siis helista mulle ja too laps minu juurde nagu. Ma võin taga teha neid pannkooke. Isegi kui mul neid 3 tükki kodus on, mul ei ole probleemi. Tihti ongi lihtsam, kui neid rohkem on. Ehk siis võib-olla see sama, et helista mulle, vaata. Et nagu sõbrad võiksid seda mõelda võib-olla või öelda. Julge helistada. Just, julge abi küsida. Kuidas sinu nüüd sa enne kirjeldasid enne, kui saade algas, kuidas teil siin viimased päevad on niimoodi ühte sõidutad, teisse sõidutad, aga võtame siukse hästi tavalise päeva 3 lapsega. Kuidas teie päev välja näeb? Sest et ma tean, et teil on ka hästi hea tiimitöö Tomiga, on ju, et kirjelda. Ma arvan, kõik tahavad teada seda. Kõige tavalisem päev teil välja näeb. Meil on see reegel, et kui kalendris ei ole, siis sellega ei arvesta. Ehk siis, kui keegi unustab midagi kalendrisse panna, siis tema sõidetakse üle nii-öelda, et siis ma võin midagi planeerida. Aga muidu üldjuhul on niimoodi, et Tomi ärkab lastega siis, kui ärkab poiss, kes võib ärgata sul nii 5 kui ka 7, ehk siis, aga Tomi on hommikuinimene, täielik hommikuinimene. Ta teeb süüa poisiga koos, siis näiteks teevad koos putru, keedavad, tüdruk ka ärkab, tüdruk juba saab ise oma kooli asjad panna valmis ja mina ärkan vastavalt beebi ärkamisele, ehk siis ta võib teha seda kell 7, kell 8, jah, umbes seal vahel. Ja siis ma tulen alla, tavaliselt mul söök laual, et väga armas hommiku tervitus on. Ja siis hakkab siis see majandus, et kes läheb lapsel kooli viima, kas kellelgi on mingid tööasju teha, et täpselt selle kalendri järgi hakkame jooksma. Jah, täna me tõesti enam viskasime üle ühe laps niimoodi neid asju ja jooksime ühest kohast teise. Ja see on nagu lihtsalt selline kiirem nädal meil. Aga üldjuhultes mõlemad saavad mingid päevad tööd teha ja teine siis ongi näiteks, ma ei tea, meil on see linnasõit on pikk, on ju, siis üks võtab need lapsed kõik kaasa, hakkab sõitma ja siis teine nokitseb kodus oma asju teha ja nii edasi, et kui siin lisanduvad mingid tegevused, need pannakse graafikusse, ja siis üldjuhul on õhtusöök ka laual. Ma kuskilt nägin just seda, et lauset, et peaks kindlasti koos sööma. Siis ma mõtlesin, et issand, et me enam-vähem kõik toidukorrad sööme koos. Et sellega ei ole probleem, et õhtuks tavaliselt midagi toredat ja tihti lastega mingid mängud, asjad teeme ära, et isegi kui siis juba võhm väljas ja mina lähen praegu kell 9 või kell 10 magama. Ehk siis vaata, võib-olla sellepärast ma rääkisin ka, kus ma olen nii puhanud, on see, et ma ikkagi, nii kui mul beebil jääb tuttu, siis ma lähen magama. Mul ei ole vaja seda enda aega, kui ma olen puhanud, ma olen nii õnnelik, ma saan selle enda aja võtta siis, kui ma teen oma töisid asju, see on mulle üli hea nagu energia taastamine. Ja samamoodi Tomiga me jõuame nädalavahetustel ka käia kuskil ja nii edasi ja siis ongi hoidjatega lihtsam tihti. Ja nii see nädal meil. Ma just mõtlesin küsida nagu, et mis see sinu siukse, et see tundubki, et see on siuke üks siuke tempo on lihtsalt kogu aeg siuke, keda sinna tänna on, kes täna kus on, on ju. Aga et mis see siuke kiire elu, sinu mingi eluhäkid on,
mis sa oled nagu, mis on aidanud sind selle tempo ja nende kogu selle majandamisega kuidagi emana ja naisena seal nagu toimetada? Praegu on planeerimine seesama, et meil on nagu reminders äpp, siis meil on kõik asjad, mis vajavad tegemist, mis meil koos, asjad, mida me võiks lastega teha, ma ei tea, mul on seal mingi muuseumid kirjas, mul on seal ja siis saab panna kalendrisse, nad ühilduvad kalendriga ära, me oleme väga tugevalt kalendriusku, ehk siis nagu kõik tähtajad, ka minu sotsiaalmeedia asjad, ma näen kohe, et sellel päeval midagi, et praegu mul on mingi ülikorrastamise faas, ma viskasin kõik riided välja sealt suuremast alt garderoobist, kõik talveriided asjad ja annetasin ära enamus neist, mis vaja ei ole ja ülisüsteemselt korda kõik asjad. Mulle tundub vist, et järjest rohkem asju on meil teha ja siis ma vajan järjest rohkem sükest nagu korrastatust enda ümber. Ehk siis võib-olla ma üritan ka mööblit niimoodi sättida, et võimalikult vähem müra oleks. Ehk siis nagu kõik võimalikult hästi korda, et sealt pealt hakata nagu ehitama. See on häkk ja üli konkreetselt me anname üksteisele nagu juhiseid teatud hetkel nagu nii, sa võta see, mina see. Hästi nagu siuke juhtimine, juhtimisalasid koolitused tuleb võtta siis kui hakkad lapsi. Et kas sealt siis see tiimitöö tuleb ka, et hästi nagu täpselt on paika pandud, kes mida, kus täna teeb ja kes vastutab täna selle eest, kes selle eest. Et see on nagu paigas. Meil tegelikult ju jalgpallikohtunikuna me tegutsesime ka koos, ta oli väljakul hästi tihti, kui mina olin abikohtunik, ma olin ka muidugi paar korda ka peakohtunik, tema oli abi, et sellist pulldünaamika ka. Aga siis on sul selged tsoonid, millest tegutsed sina ja millest tegutseb tema. Ja mulle tundub, et see jalgpallikohtuniku amet ja seesama, et sa räägid läbi nii, sina teed seda, kui siit, siis vaatame otsa. Me saime jalgpallimängus ka väga hästi aru sellest, sa vaatad otsa ja sa näed, kumb tahab seda otsust teha, kui on see tsoon, kus mõlemad nagu peaksid, et üks näitab nagu teisele ette, siis teine võtab selle otsuse ja vastupidi nagu annab, et seda tiimitööd me saime nagu väga palju platsi peal ka harjutada. Jälle, ma kogu aeg olen minge jalgpallikohtunik ja siis võtke oma abigas ka. Aga see on nagu ka aidanud ja meil on nagu need dünaamikad, ma olen hästi loov, ullen ideede generaator, ma lihtsalt ainult kepslen kuskil ringi, jälle tuleb mingi uue, värvime maja halliks. Mees on lihtsalt mingi šokk. Ja siis 2 minutit läheb mööda, nii, aga kus mu pintsel on, vaata, et davai. Ja siis tema tuleb mingi, ma tahaks välismaal elada, mingi, ja 2027, veebruar kuni oktoober, plaanime ära, mingi, ma teen näite praegu, aga põhimõtteliselt niimoodi on, et üks ütleb nagu, ja siis teine mõtleb kohe need järgmised sammud ja nii me vastutame selle eest, et nagu mõlemad nagu plaanid saaks teoks ja unistused ja nii edasi. Et see on siuke põrgatamine ja meil on hästi hea see dünaamika tõesti olnud, et niuke täiendamine, ideaalne siuke täiendus. Ja vaata, mina olen alati mõeld ka see, et kui sul on raske nagu suhtes, et siis tegelikult nagu see ei ole võib-olla hea suhe üldse alguses, et nagu see peab suhteliselt nagu orgaaniliselt liikuma, sest need dünaamikad on järelikult eos kohe nagu suht paigas. Et kui sa hakkad suruma midagi, siis sul hakkab häirima, need samad asjad hakkavad häirima suhteliselt kiiresti. Aga kuidas teie üldse kohtusite? Millal sa said aru, et võt see dünaamika toimub ja ta on see õige? Kus me kohtusime? Seal, kus me oma abielu järgsed need pildid tegime. A Le Coq Arena staadionil kohtusime. Me olime ühes brigaadis jalgpallikohtunik ja niimoodi me saimegi tuttavaks. Et see ei ole see jalgpallikohtuniku, ma mõtlesin, see on nagu läbi sinu tulnud, see on ikkagi enne. Ja me mõlemad, mina olin nagu aasta varem juba kooli läbi käinud, siis oli tema ja siis me saime kokku ja siis kuna mul isa on ka A-tähega, on ju, siis mina olin neil oma neiupõlve nimega Poolak, eks ole, A. Poolak. Siis mees vaatas, oi, ma olen Aivar Poolakuga mängu tegema. Ja siis tuli garderoobi vaatas, oi, ei ole. Ja hoopis mingi naisterahvas, kummaline. Ja sealt, ütleme nii, me saime sealt sõbraks, me küll pool aastat hiljem alles nagu hakkasime nii-öelda käima, kui niimoodi öeldaks. Aga me peale seda ka suht kiiresti kolisime kokku ja ütleme niimoodi, et 2011 sügis me hakkasime kokku, 2013 me abiellusime. Ehk see nagu äratundmine oli päris kiire, et kuidagi nagu hästi nagu lihtsalt on läinud. Ma kuskilt lugesin, et issand, keegi ütles, et kõik paarid on umbes abielu, kes abielus on lahutusest mõeld ja rääkinud nagu mingi on või? Et loed neid asju, et need asjad sul peavad nagu ikkagi käima kuidagi, minu arvates ikkagi lihtsalt, mida sa surud seda asja, et tänasel päeval ei ole ka see, et
keegi kuidagi ilmselt halvasti sind vaataks, kui sa mingis mittefunktsionaalses suhtes istud, on ju. Et palun, ma toetan ka kõiki nagu, palun lahutage nagu, kui te ei sobi, kui te olete mõlemad õnnelikumad, lapsed on õnnelikumad, palun tehke seda näiteks. Sina siis ei usu... klippi kuskile panen mingi põhised, palun. See promoklipiks. Aga kas sina siis ei usu sellesse, et tegelikult nagu ikkagi armastus nõuab tööd? Või näiteks nüüd, kui me võtame nagu lapsed, on ju, et ikkagi lastega see suhe jääb tähele, ma ei tea, kuidas teil oli, mis teie nii-öelda just paari suhtes muutus kõige rohkem, kui lapsed tulid mängu? Seda sama, et sul on kõik pallid õhus ja sa püüad neid samal ajal enam-vähem, et nagu ellu jääda, vaata. Ma arvan, et see sama planeerimisoskus nagu, seda ei olnud vaja enne. Lihtsalt üks käis enam-vähem toetas üht, teine teist ja nii edasi ja nüüd sul on lihtsalt 3 üliägedat inimest, kelle eest sa veel vastutad. Ehk võib-olla see ja kindlasti, ma ei tea, kinos me ei käi praegu üldse, aga kus te leiate seda ühist aega siis? Ma ei 3 lapse nagu kõrvalt üldse kujutan. 1, 2, 3, 4, 5, vahet ei ole. Et tegelikult meie näiteks, me üritame niimoodi, et kui laps on ühene, meil vähemalt nagu varasemalt, siis me üritame teha esimese väikse 1-2 ööse nagu reisi, et käisime Levil suusatamas, kui Toor oli aastaseks saanud, aasta 1,5 või niimoodi. Ja kui ta on hoitud nagu oma lähedaste poolt ja ta on õnnelik nagu muidugi mine, okei, ma saan aru, võib-olla mõne lapse kõrvalt on ülikeeruline, siis sa ootadki natuke rohkem. Ja vaat, kui sul juba 3 last on ja nad kasvavad metsikus tempos, siis sa saad juba mingi hetk aru, et see 2 kuud sinna-siia vahet ei ole. Varsti lähed. Me ka abikaasaga teeme vaikselt juba plaane, et kui lapsed lähevad kuskile, ma ei tea, vanama juurde 3 aasta pärast, siis me teeme seda, et nüüd seda sama realismi, seda, et võib-olla ongi keerulisem mingid asjad, aga me ei näe ka seda võib-olla nii keerulise asjana. Me näeme seda elu osana, on ju. Et see on see faas lihtsalt. Et järgmine on mingi, nagu need erad on praegu, in my glow up era, in my mommy era. Me oleme praegu in relationship a little bit on hold era. Aga te planeerite neid teite ka sinna kalendrisse või? Niimoodi kohe täitsa. Ei, kõik läheb kalendrisse. Mida ei ole kalendris, seda ei ole. Seda reaalselt ei toimu. Isegi teinekord ma küpsetan lõhe. Praktiliselt seda. See on mu ajavahemik. Aga te sellist pidevat suhtlust ei vaja siis, et näiteks ma räägin, kui sa lähed õhtuti magama, et siis see põhimõtteliselt, et laste kõrvalt ei ole ju võimalik nagu normaalset vestlust pidada, seal on kogu aeg mingi 10 küsimust vahel, on ju, et kas te seda aega ei vaja, et nagu vahepeal, isegi ma ei mõtle nagu, et see peab olema kindlalt date, aga nagu iga nädalaselt, mis see ühine aeg teil on? Päeva sees ülipalju tegelikult kirjutame üksteistega, mis on nagu võib-olla kummaline, et ma tean nagu kõikide päevast praktiliselt enne, kui ta tuleb koju ja esmaspäev ta tegelikult ka tuli, et ma panin beebit magama, beebi oli just jäänud ja siis oli siuke vaikushetk, kodus, et teised lapsed olid juba magama, siis ta tuli nagu voodisse, tuli hakkas jutustama. Nii, ja siis mu päevas oli veel see, mida ma veel ei kirjutanud, vaata. Ehk siis nagu mingid sellised nagu tegelikult jah, et üldjuhul see on ka see, kui me oleme pannud lapsed näiteks kärusse, suurem laps juba tegutseb oma toas, mingid oma asju paneme väiksemad 2 kärusse, jalutamegi käest kinni metsa vahel 1,5 tundi, nemad magavad ja me lihtsalt räägime juttu ja see on seesama vaata, mis sa pead leidma, ma ei soovitaks nagu lihtsalt keegi mingi, mis date night'i sa sellele paarile soovitaks. Ma ei ütleks, mingi kärutage, vaata 1,5 tundi, aga see on tegelikult nagu üli hea aeg. Ja eks neid nagu mingid, ma juba olen vaikselt nagu mõelnud, mis need date'id on siis, kui me nagu rohkem liikuma saame. Ja kui sul on 3 last, siis ma olen juba abikaasale ka öelda, et lähme restorani, võtame selle kõige väiksema kaasa, ta ei sega üldse, vaata. Sellepärast, et sa oled harjunud, et sul nagu 3 tükki kõik räägivad samal ajal. Et kui sul on 1, siis sa oled praktiliselt kellegagi, kedagi ei ole. Vaata, mulle öeldi, et normaalsus muutub ja sa harjud oma normaalsusega ja sellepärast ei tohi ka harjuda oma normaalsusega, kui see on nagu midagi on kehvasti, on ju. Et siis ma tunnengi, et selle 3 lapsega võib-olla nagu mingil määral isegi üksteist selle aja leidmine ei ole nii keeruline. Et
kohaned. 3 aasta pärast. 2000, mis on? Siis lähme teidile. Jah, praktiliselt. Ühesõnaga, sina ei arva, et see peaks olema töö. Kui keegi tunneb, et see on kogu aeg pidev töö, siis on ikkagi jama või? Hästi tihti lepitakse hästi paljude asjadega, millega ei tohi. Näiteks, ma ei tea, mingid alandamised, ma ei tea, alkoholismi probleemid, millega ei tegeleta, ma ei tea, kõige hullem vaimsed vägivad, füüsilised vägivad, nii edasi. Sealt ma jalutaks, nagu ma ütleks jaluta, jah, raske on, aga sa kasvad üli tugevaks inimeseks, on ju. Ehk mingid sellised asjad. Aga ütleme niimoodi, et jah, et kui sul on huvi nagu kaaslase vastu säilib ja imetlus, siis ma arvan, et seda nagu tööd, see ei ole nagu raske töö, sa ei võtagi seda tööna. Kui sa imetled seda, mida teed, sa julgustad, sa toetad, et siis see tuleb kuidagi nii iseenesest. Just. No kindlasti on sult küsitud, mis on teie, meilt ka alati, me oleme ka 15 aastat koos olnud, et mis on teie pika suhtes saladus? Ma tahaks reaalselt nagu vastu küsida, kui sa oled 15 aastat, kas ma räägin nagu õiget juttu või ma ajan mingi segast? ei, ma olen sinuga täitsa nõus, kuigi mina pärast lapsi ikka tunnen, et me oleme nagu pidanud nagu ikkagi tööd tegema. Või noh, et see nagu fookus on nagu kuidagi teadlikult, et sa pidid lastelt kõrvalt mingi see otsuse vastu võtma, et kuule, et me oleme nagu nii hullud lapsevanemad, et nüüd peaks nagu suhtele keskenduma ja planeerimagi neid teite ja asju nagu kuidagi teadlikumalt. Vaata, siit tuleb võib-olla mänguga minu see loomus, et ma ei oska näha neid asju võib-olla tööna. Ma ei oska näha seda mingi raskusena, ma ei oska võib-olla ka laste mingeid asju näha raskusena. Sest tihti, keegi ütleb mul küll, kus siin närvi ei aja see või mingi, võiks küll ajada võib-olla jah, vaata, et ma nagu eos ei tule nende asjade peale. Ehk ma ei tule selle peale, et see on mingi raske asi. Ja ma arvan, et see on midagi nagu siit, ma arvan, et see on eos, mitte ma ei ole seda võib-olla õppinud niimoodi, järelikult ma olen ja siis selle tõttu ma ei taha ka kellelegi võib-olla tekitada siukese suud, et meil on see nii lihtne ja need muidugi üks karjub ühelt poolt ja teiselt poolt, see kõik on keeruline, aga ma ei oska võib-olla jah mõelda seda nii tööks. Aga jah, ma olen nõus, et seda sama, et jaa, me ainult nagu lastest nagu räägime, aga samas vaata, me võib-olla planeerime seda kuidagi eestmoodi niimoodi, et need aasta pärast me läheme sinna reisile koos nii äge, vaata, mitte niimoodi, et millal me üksteist aega leiame, vaid lihtsalt see on nagu kuidagi see, et me oleme nagu praegu siin ja pärast oleme seal sellised, on ju. Okei, oota, äkki ikka tõesti kõigil jääb nüüd mulje, et nii lihtne endal. Mille pärast te tülitsete siis? Mille pärast te tülitsete? Kuidas te tülisid lahendate? Mis teile tülisid toob? Minu jaoks ma ei aktsepteeri näiteks karjumist. Enda puhul, teiste puhul nagu täiesti välistatud, siis ma ei oleks suhtes inimesega. Ühesõnaga, te ei karju teineteise peale mitte kunagi. Asju loopida, issand jumal hoia ajalt. Mingid siuksed asjad kindel ei. Ehk siis, ma ei tea, siukesed nagu natuke torisemist ikka tuleb vastu nagu, issand, palun laske mul mõelda või midagi, kui keegi kõik tulevad vaata ühel ajal, et mingid sellised asjad on aga üldiselt me näeme vaata elu hästi sarnaselt ja meil väärtused ülisarnased ja praegu me olemegi võtnud teadlikult otsuse, et me võib-olla isegi natuke rohkem teeme tööd selleks, et siis varsti mingi hetk mitte teha. Ehk siis nagu, kui sul on see siht silmes, sa niisama tulistad, vaat sa võid kogemata, sa võid märklauda visata ka silmad kinni on ju õigesse kohta. Aga kui sul on nagu kogu aeg töötad sinna poole, siis see tõenäolisus on nagu pihta saada palju suurem. Siis ma panen siukest filosoofi. Pane, ma sain aru küll. Ehk siis nagu, kui need ülipaljud asjad, vaata see dünaamika puhul ka, kui kohe klapib nagu päris palju, siis nagu on lihtsam, et sama on see sama. Jah, ma ütlesingi abikaasale nüüd, ma ei tea, veebruari esimesed nädalad näiteks ütlesin, jaanuaris mingi hetk ütlesin, et nii istume maha, siis arutasin, nüüd tuleb hästi keeruline, me peame nagu olema teadlikud, et meil on ülipalju teha, me peame korra sisse välja hingama alati ühnem-vähem, et ma üritan sind niimoodi toetada, sa üritan mind niimoodi toetada, et anna mulle teada, kuidas nagu me hästi palju suhtleme, et anna teada, et kui sul on nagu tunned, et sul nagu läheb paljuks, siis on see, me ei tee seda otseselt, aga lapsevanematele öeldakse, vaata, et kui tunned läheb närvi, siis tuleb teine lapsevanem patsutab õlale ja siis on su märk ära keerata ja siis teine tegeleb, vaata. Et hästi palju selliseid asju nagu ennetavalt paika panna. Mitte kalendrisse nüüd, vaid suheldes. Et võib-olla need on päästnud sellest, et üleüldse asjad nagu lappama läheks, vaata. Ehk selline võib-olla jah, teadlik, võib-olla töö, äkki see ongi see töö. Äkki see ongi see töö. Ma mõtlesin, et see on mu hobi. Aga äkki see on see töö, jah. Aga
kuna me oleme harjunud, ma mäletan, et kui ma abikaasaga kokku saime, nüüd ma räägin nagu aastast mingi 2011, oligi, hakkasime nagu vaidlema mingi asja peale ja siis nagu mees tõusis üles ja tahtis nagu vaidlema hakata ja siis ma ütlesin, nii, aga mis teed sa tahaksid, et istume siis siia maha ja ma ei tea, kas meil midagi süüa ka on, vaata, et hakkaks arutama. Ja siis ta seisis mul niimoodi. Et mis toimub praegu, vaata, kas see on vaidlus, vaata, et jah, meil kindlasti neid emotsionaalsemaid nagu vaidlusi ka on, aga ülipalju on seda, et nagu istume maha, räägime nii sinu, minu ja seesama, et sa pead tulema sellest õigest hetkest, vaata, et sa ei saa emotsiooniga peale lennata ja lahendada kõik asjad niimoodi ära. Vastupidi, mina tahtsin ka tegelikult alati ülikiiresti ära lahendada asju. Tegelikult see ei ole alati parim, ma nagu taipasin, mul mees on kindlasti emotsionaalsem kui mina nagu just võib-olla vaidlemise hetkel, et siis lase, tema tuleb 2 minutit, korra käib õues või teeb endale võiku ja siis juba on nagu täiesti ja siis vestled ära, plaanid paika ja nii edasi, et see võib-olla see ongi see töö, tõesti. Ei on, no vaata, mul tuleb lihtsalt meelde Epp Kärsini osa, kus me hästi palju suhetest rääkisime ja siis tegelikult kõik asjad lõpuks kandusid nagu kommunikatsiooni ümber. Ja tegelikult ja ta, me rääkisime, et kui nagu et kui minult ka küsitakse, ma olen ka lihtsalt see kommunikatsioon ongi selle 15 aastat saladus, mul on vähemalt tunne, on ju, et ükskõik mis mure on, lõpuks me räägime nagu ära ja see ei jää kuskil õhku mingiteks aastateks või mis iganes, on ju. Ja kui ma praegu sind kuulen, siis tundub äkki, mis sa võtta, mis sina tavaliselt oled vastanud? Mis sa ütleksid? Mis see siis teie võtti on? Me olime, Lauren ütles meile, ühesõnaga, me olime ühes sünnipäeval ja siis me istusime Tomiga diivanil ja rääkisime juttu oma vahel. Ja siis sõbrandis kõndis mööda ja ütles, issand, kaua te koos olete olnud, ikka veel räägite niimoodi. Mingi sükest nalja viskas nagu meie üle. Jah, et tegelikult mitte ma ei öelnud kõva häälega välja, et on nagu see inimene, kellega ma siit toast nagu kõige rohkem tahan rääkida, nagu, et kellelgi teisel kehva ei oleks nagu ülitoredad inimesed kõik on ju, aga ma naudin temaga rääkimist ja me nagu ülipalju arutame mingeid, ma ei tea, kõiki olukordi, maailma asju, ma ei tea, tööasju arutame omavahel, vaata, kui minu tööasi temaga, tema tööasi, no nagu väga-väga palju ma saan aru ja ma olen ise ka mõelnud viimasel ajal, et see võtab meilt päris palju aega tegelikult nagu võib-olla oma tööasju teha 0-st 100 ära, on ju, aga sinna teine paneb veel 20 juurde, vaata, et siis see võtab nagu mina sulle, sina mulle, see annab nii palju seda ajaressurssi võtab ära, aga seesama, et sa oled nagu kuidagi nii, me oleme nagu hästi tugevad nagu vaata seesama see üksteistega nagu see tiimi asi, mida ma hästi tihti räägin, ongi sellepärast, et me nagu viime üksteist hästi palju kurssi ja siis arutame ja kuulame teineteise arvamusi, vaata. Ja me armastame nagu rääkida omavahel. Ja ei ole nii, et ma räägin nii palju nagu siin. Tema räägib ka palju. Et mitte, et sa üksi räägid tegelikult. Ja siis ta istub mingi. Oled küll läinud Tomi meediast, pigem on vaiksem tüüp. Istub. Ja naine räägi. Nõustun kõigega. Aga no võt, ikkagi. Jah, ikkagi see vist on. See on lihtsalt teile ilmselt nii omane, et sa ei saagi aru, et see võib olla midagi, mis on tegelikult selle kõige põhi ja baas ja kõige vundament. Ja see sama, kui sa tahad valentinipäevaks teatud kimpu, nagu kus ta peab teadma seda, et sul see maitse on. Samamoodi, et ma ei tea, tahab mees sushit sööja. Ta ütleb mulle seda, mitte ta ei jää nagu mõtlema, nagu, et äkki võiks, kui ma tulen koju, võiks olla toit laual. Ja siis nagu tuleb koju, ei ole toitu, päris nõme. Ei, sihukest asja ei saagi tekkida, kui sa räägid kõik asjad välja. Vaata see sama, mida ma ütlesin enne, kirjame tagasi, et vaata, mulle meeldib hästi palju avatud olla ja siis täpselt nii ongi. Et samamoodi, kui tema räägib kõik oma mõtteid, asju, siis ma tean, mida ta nagu vajab tolles hetkes. Issand, kui palju sõnu mul. Ja, aga mõte jõudis väga hästi kohale. Nii et väga, mulle meeldib, et see niimoodi läbi arutelu vaata jõudsime asja tuuma, nii äge, väga lahe. Tõesti nagu niuke äge match on kuidagi teie vahel, et kuidagi nii tugev täiendus teineteisele, väga lahe. See on minu arvates elu üks suurimaid otsuseid. Tegelikult, kes sinu ümber on ja selle tõttu ei tasugi igas jamas nagu
aega veeta nii-öelda. Just, väga hea mõte. No kui ma sult küsisin ka, et mis on sinu teemad, siis mulle jäi silma. Ma ei mäleta. Mis sa kirjutasid, sa ei mäleta. Aga lihtsalt, mis seal nimistus jäi silma, millest me ei ole rääkinud niimoodi otse, et oli eneseareng, enesekindlus. Enesekindlust natuke jõudsime puudutada kohtuniku alal ka ja selle sotsiaalmeedia alal. Aga mis on olnud, kuna seda enesearengut ise tõid niimoodi välja, mis on olnud võib-olla siuke elu kõige suurem, siuke võib-olla väljakutse, mis on sinus eneses kõige suuremat arengut toonud? Kus nüüd mina, kes suul ei lõkku, see suu käis. See oli nii põnev, et sa ise välja tõid selle, ma lihtsalt kohe mingi, mis tavaliselt see ikkagi on mingid sündmused meid mõjutavad kuidagi, et tunned sa või on see tund puhtalt läbi raamatute või millegi muu? Ütleks nii, et üks asi võib-olla on see sama, et ma välismaale kolisin suhteliselt noorelt 18-aastasena on ju, ja läksin ülikooli õppima. Ehk siis see sama asi, et sa pead endale lootma nagu ja enda ise hakkama saama. Keegi sul helistab oma emale, isale, et kuule, mis siin koolis, kuhu minna või midagi teha või midagi sellist, et see oli vast selline... See Malta ülikool jah, et kus ma alustasin oma õpinguid. Et see võib-olla kasvatas hästi-hästi palju, sest ma sain sealt ka mingid õppetunnid, nagu ma olen ikkagi väga nagu siuke sinisilmne heauskne alati olnud ka. Ehk siis ka ma läksin seal mingi tööle mingisse tantsukooli ja siis seal midagi nad mustalt seal maksid ja lubasid mulle igasuguseid asju ja siis mingid kohta, et oota ja kõik hästi ja siis tegelikult hoopis võtsid kellegi täiesti teise, kellele ma olin soovitanud seda kooli üleüldse tulla, ehk ma olen saanud niimoodi vastu näppe ka, aga ma ikkagi nagu näen, et need on nagu arengut toetavad õppetunnid nagu üldjuhul, kui sa nagu füüsiliselt, vaimselt nagu jääd terveks, et siis kõik on nagu arendav, et võib-olla see osa kõige rohkem äkki. Ja siis on see edasi, et see sama, ma näen, et inimene peab ennast ebamugavatesse olukordadesse panema ja ta saab sealt nii palju enesekindlust ja nii edasi, et ma ikka üritan alati nagu, kui keegiga kuskil on, näiteks eelmisel tööl oli ka, et on vaja, et keegi teeks näiteks, ma ei tea, mingi avaliku esinemise kuskil ja nii edasi, siis alguses mul võib-olla oli siuke ja siis ma ütlen alati jah ära, ennem kui ma liiga palju mõtlen, alati mul ema ütles ka just üks asi, et ütlen jah ära ja siis vaatan tegelikult, kas ma nagu julgen või tahan, aga siis sa oled juba ennast pannud ja siis tagasi ei saa enam võtta, vaata. Ehk siis, et alusta enne, kui sa valmis oled, vaata, seda sama olen ma proovinud hästi palju, et see on enesearengus nagu üli suur osa. Mis sa viimati tegid, mida sa väga kartsid, ütlesid jah? Aga tegelikult ei olnud kindel. Ma ei tea, ma olen nagu tänasel päeval ma pean nagu vaeva nägema, et ennast nagu üllatada veidi asjades, millele võib-olla jah öelda, milles ma mõtlen. Me oleme nagu abikaasaga kindlasti päris palju mingeid siukseid asju plaani võtnud, aga väga huvitav. Praegu ei tule isegi. Võib-olla mingi suurem asi siis üleüldse, see ei pea olema siis nüüd hiljutisest kuskil või? Mis sul tuleb pähe meelde, mis oli siuke, Ma võtaks võib-olla mingi hetk, ükskord, kui ma ühele tööle kandideerisin siis ma nagu kuidagi nagu pelgasin seda, sest ma hästi tihti olen ikkagi kuidagi niimoodi, et keegi kuskil soovitab ja teab, et sa juba nagu sobid sinna ja sinule sobib see ja nii edasi, aga ma kandideerisin üldse kohta tööle ja lõpuks nagu sain ka. Aga ma tundsin nii ebamugavalt ennast nagu siukses olukorras, sellepärast, et sa oled nagu sotsiaalne, sa nagu nii suhtled inimestega, sa jõuad nendesse kohtadesse nagu nii, on ju. Ja siis oled üks hetk laua taga ja siis sulle vaadatakse üles nii. Räägi seda. Ja siis sa oled nagu äkki ma ei olegi nagu piisavalt tark näiteks, et see oli nagu aastaid tagasi siuke, ma mäletan, mul mitu päeva oli veel siuke nagu ärevus sees, aga võib-olla sellised asjad tooks välja nagu. Vaata huvitavad asjad, sest tegelikult inimene peaks käima, öeldakse sellepärast, et peaks mitu korda aastas käima paari tööintervjuul, et harjutada vaata seda ebamugavustunnet, mis võib-olla selles võib tekkida. Kuidas sa sellist ärevust maandad? Eks ma üleüldse ütleme niimoodi, et ma kipun kinnitama endale, et tegelikult ma olen nagu
kui mind kutsutakse kuskil järelikult, see on nagu põhjusega vaata, et kui ma olen näiteks CV ära saatnud kuskil või see on mingi konverents esinema või midagi, järelikult põhjusega kutsutakse nagu. Et sa ei pea, see sama, et kui laps ütleb sulle, et vaata, et ma ei ole kindel, kas ma oskan seda laulu esitada, vaata, et kas ma peaksin sinna esinema minema. Aga kas mitte sind nagu ei kutsutud sinna esinema selle põhjalt, kuidas sa laulsid, vaata. Et see sama, et sinu CV põhjalt näiteks, et siuke, ma ei tea, tarkused ära võib-olla sealt võtta, et seda sa pead lihtsalt kogu aeg, sa pead endaga olema ülihell tegelikult. Kui sa oled ka see sama nii-öelda õrnake, vaata, kelle eest näiteks lapsed, kelle eest sa hoolitsed, et samamoodi. No mis on ma ei tea, 1, 2, 3 asja, mis su vaimset tervist kõige rohkem praegu hoiavad siis? Mingit harjumust, tegevust? 100%, magage, palun magage, see on elu muutev. See on elu ära ole see paar tundi kauem. Ja joo vett nagu, joo vett ja kõnni. Mul saab 10 000 sammu iga päev täis. Ja ma ütlen uuesti, ma olen nagu nii puhanud, ma olen nii rõõmsameelne, ma olen energiline, saan tehtud oma asjad kõik. Et need, see on nagu sama, et sa loed kuskil, keegi ütles mingi sellise asja. Tegelikult seal on mingi asi tagagi. Miks seda kõik ütlevad? Jah. Laps, ma tean, mul ka protesteerib see 8 või siis 7, vabandust. Mitu last mul on, mitu vana on. Et protesteerib magama minekut. Siis ma olen ka nagu teda öelda, vaata, et kuidas su keha rõõmustab järgmine päev, vaata. Kui palju rõõmsam sa oled ja tule muga jalutama õue, vaata, teinekord, kui ma kärutan, vaata, kuidas ja siis ta ka hakkab seal hingama ja seda õhku ja no jaa, et tegelikult mulle meeldib õues olla ja nii edasi, et kõik need asjad ülilihtne tegelikult, nutimaailm ja see kõik need ekraanid ja ülikiire elutempo tegelikult, see võtab meid päris korralikult läbi, et peame tagasi natuke nende tõdede juurde minema, et meil on nagu maapind, meil on õhk, tuul, kõik need asjad, vaata, et maga siis, kui on pime, põhimõtteliselt puhkad siis keha, rohkem ärkvel suvel ja käed mulda toitu kasvatama, mulle meeldib see ka hästi ja need asjad nagu hoiavad mind hästi ja lähedased hoiavad mind ja mina ka oma lähedasi üritan hoida, et need on need asjad, mis nagu tõesti. Väga hea. No siis ongi meil viimane, mis on sinu unistused, eesmärgid, ütleme, me taas küsime süke, et mis sa 5 aasta pärast näed ennast, aga eks sa vasta nii, kuidas sa ise tunned? Unistused, eesmärgid, ma väga elan oma abikaasa unistuse sees, et tema tahab minna välismaale teatud ajaks elama, natuke eemale, natukene nii-öelda puhastuma kõik sellest, mis on, et ma tahaks võib-olla natuke lihtsalt olla ja õppida niisama olema, sest ma olen ülipalju tegija. Et ma tahan niisama olemist õppida, võib-olla nautima siis tema selle mujal elamise, siis ma näen, et võib-olla see on natuke, ma ei taha nagu põgeneda otseselt, aga ma näen seda võimalusena, et mul ajus on piisavalt uut põnevat, kui ma mitte midagi ei tee kuskil võib-olla mujal, kui oleks võib-olla siin, on ju. Et eks näis, aga tõesti tahaks nagu hästi palju vabadust veel juurde kruttida ja vaatame praegu, see on eesmärgiks, nii et väga äge. No hoiame pöidleid sulle. No meil on alati lõpus Denim Dreami oma töötajad saadavad ka küsimusi ja ma valisin välja 2 nendest, mis oli nagu kõige sellisemad, need valentinipäeva teemalised, sellised suhteküsimused, et saad siukse kiire lõpupunkti vastata meie töötajate küsimustele ka. Kui saaksid ajast tagasi minna ja anda suhte alguses endale ühe soovituse, siis mis see oleks? Pane edasi. Et see võib-olla ma natuke muretsesin natuke rohkem nagu alguses just. Mille pärast sa muretsesid? Võib-olla selle pärast, mida inimesed võib-olla arvavad natuke rohkem. Ma olen suhteliselt suvaliselt võtnud neid asju üleüldse. Aga üleüldse jah, et polnud võib-olla ma olen harjunud olema nagu kellegi tütar kogu aeg, nüüd ma olin kellegi kaaslane, vaata ja siis ja mina ei ole mina oldki. aga kuidagi jah, ja siis seal olid mõned ajakirjanikud, kes nagu tegid nagu teadlikult nagu surkisid, tegid nagu mingit kiusu sealt mingite küsimustega, et siis nagu, et ma tänasel päeval ma
ma isegi saan aru, miks nad tegid seda, vaata, et ma isegi ei ole pahane. aga võib-olla sellel hetkel oli natukene nagu mure oli rohkem, aga samas nagu ma olin hästi hoitud jälle praeguse nii-öelda abikaasa poolt. Et sellest ei olnud ka tegelikult väga hullu. Ja täna tunned, et sa oled sina mitte kellegi abikaasa ega kellegi tütar? Jah, absoluutselt. Seda on näha, seda on tunda. Mis on üks asi, mida iga paar peaks oma suhtes kindlasti tegema? Viimane küsimus. Jääma austavaks teineteise suhtes suhtluses, oma tegevustes, niimoodi, et sa saad vaadata endale peeglisse ja öelda, et sa oled nagu hea inimene, hea kaaslane ja selle pealt ei saa nagu mööda panna, ma arvan. Jah, sest austus hõlmab nagu nii palju asju. Täpselt. On ju? Ma olen nõus. Aga hea, aitäh sulle. Meil oli väga põnev siuke süvaanalüüs ja väga põnev oli kuulata, sest te on nii pikalt kaua koos olnud, kogu see pereelu, möll, käik, kõik, kogu see tee sinna, nii et tõesti oli väga põnev kuulata ja arutada sinuga, nii et aitäh, et sa tulid. Ma tahaks kohe vastu hakata kõiki neid asju küsima. Aga tore, et kutsusid, aitäh. No Anni innustas meid küll oma kergusega elu vastu ja oma positiivsusega ja tead, õpetas, ma arvan, et elu tuleb ikka rohkem planeerida ja tuleb rohkem suhelda oma vahel. Nii et mine kindlasti jälgi Anni tegemisi tema Instagramis, anna meile ka palun tagasisidet Denim Dreami Instagrami lehel ning külasta ikka meie kauplusi, meie e-poodi, sest viimased päevad on veel allahindlused käimas, nii et kiirusta ja muidugi suur tänu tassikookidele meie suumagusaks tegemise eest ja Placenta Active'ile meie külaliste kingikottide eest. Aitäh teile, tšau! It's one unique, one special.